see on vist UFO. Tervist jälle kõigile. Härra Ivo on jälle kaamera kätte võtnud ja juhtus siis selline lugu, et härra Alo tuli jälle mulle ukse taha ja saime jälle kodust välja kaameraga. Tujun endale ka hea, ei viitsi seal kodus üldse filmida, seal on nii igav lihtsalt, ma ei saa kohe, ma suren ära. Ja siis täna on selline lugu, et ühel tuttaval on meil niimoodi sünnipäev ja siis tuli selline tore mõte, et teeme talle sünnipäeva metsas ja ta oli ka nõus ja siis oligi, võtsime ta peale ja ongi metsa minek ja siis meil on selline väike off-roadi pidu. Metsa-Alo läheb seal ees ja me lähme järgi ja vaatame, mis sealt siis toredat tuleb. Nii ja siis veel tuli üks asi veel meelde, et me siin lähme metsa ja siis väike viktoriini küsimus üks kõigile, mille mina olen võimeline ära vastama mitte ühegi sõnaga video lõpus ja ühe käe liigutusega lihtsalt ja siis kõik saavad aru, aga teile kõigile, kes video lõpuni vaatavad, mis on kõige tähtsam asi metsa minnes ja video lõpus siis saate teada. Nii, aga jõudsimegi kohale siia samma rajale, kus me kunagi oleme käinud juba tegelikult. Ja oleme siis 2 autoga. Jälle Ain ajas oma masina pöördesse ja hakkamegi siin möllama ja vaatame siis, teeme endale ja härra Martinile siin elamusi, ja lähme edasi ja vaatame, kuidas siin siis läheb kõige selle asjaga. Nii, praegu ongi siin ikka päris hull värk, et kui me siin viimane kord käisime, siis me täiesti suvalt sõitsime mingi mäest üles ja ei olnud üldse absoluutselt mingit probleemi, et hetkel on niimoodi, autod isegi ei tahtnud mäest üles tulla seal enne.
ja ongi niimoodi, et kõik need tavalised augud siin, mis muidu olid täiesti lihtsalt nagu läbitavad, siit nagu autod jäävad ääre pealt kinni. Et me peamegi vaatama. Alo auto vedas veel ühest august läbi ära, aga Aini auto, see on natuke kergem, et see jääb põhja peale seal. Me peamegi vaatama, kas me lähme kuskilt ringiga või veame ennast läbi metsa äkki. Hetkel on päris hull ikka. Läheb vist kauem siin ja tuleb vist lühem sõit natuke kui plaanisime, aga noh, lõbus on ikkagi. Aga vaatame siis edasi. Nii, ja kõige väiksem kaasvõitleja meil seekord on täitsa 5-aastane. See on minu tütar siis nii-öelda. Jah, minu tütar. Ja issi on lapsehoidja ja ei ole siin hullu midagi. Tüdruk on kaasas. Jalutame metsas. Sõidame autoga läbi mudaaugu, mis on võib-olla natuke hirmus, aga ei ole hullu. Ega lapsed peavadki elu nägema ja ei ole mõtet neid seal nutitelefoni ja arvuti ees kogu aeg hoida, et tuleb ikkagi kaasata oma tegevustesse. Mitte nii, et ise teeme ja lapsed kuskile viskame ära, on ju. No võt siis selline lugu. Siitist tuleb minna kuradi paremalt ringiga, ma siiamaani ei tulnud. Siin nüüd raisk upub. Siin oleme suht juba huvitavas seisus omadega, et me ei arvestanud nagu vist kahe asjaga. Üks oli see, et torm oli just nädal aega tagasi. See tähendab, et jõhkralt puid on igal pool nagu ees. Kõik teed on puid täis. Kutid seal lõikavad jälle. See on mingi, ma ei tea, 15. kord vist juba. Ja
siis me ei arvestanud sellega, et praegu on kõvasti märjem aeg, et need kohad, kus me muidu täiesti suvalt siin eelmine kord läbi sõitsime, need kohad täiesti ujutavad ja me oleme siin pidanud rada otsima. Nii et halb hakkab. Aga noh, ei ole midagi. Jääb meelde jääv üritus igastahes. Hästi lõpp. 3 puu. Jah. Läheb vaatab natuke edasi ka. Siit on? Jah. Me peame tee peale jõudma. Ei, ma mõtlen, et tegime veel mingit puid. Ei olnud. Pakime kõik ära, siis on jälle. Praegu ei tundunud olema. No Martin, palju õnne siis sünnipäevaks. Jah, aitäh. Viits karm sünnipäevaga. Nii raju süünat ei ole olnud. Selline asi jääb eluks ajaks meile. Jaa, iga sünnipäev. Me teemegi niimoodi, et ma tulen üksi. Jaa. Ma arvan, et klikad ja pusi park. Ma just mõtlesin, me lähme kõnnime üles. Siin on täitsa hea jõululõhne. Kõik need 3 puud, mis siia ette kukkusid. Need olid kuusepuud. On ju, Liise? Jõulukuuse lõhn oli. Jah. Ei, meil ei ole midagi häda. Kõigil on tuju laes. Täitsa tore on. Vahepeal kõnnime ka jalgsi natuke metsa all. Täitsa mõnus selline värskendav tunne. Ja vaatame edasi siis, mis siit tuleb meil. Ilmselt nüüd see kõige hullem rada on läbi ja edasi vast on rahulik. Nii ja ongi meie tore metsaseiklus siin läbi saanud. Ja kõik on rõõmsad, et me üldse ellu jäime ja telkima ei pidanud ilma telkideta öösel. Ja kes siin laseb rehvi täis ja kes siin puhastab oma autot ja nagu lubatud, härra Ivo pidi ühe käe liigutusega, nii et kõik vaatajad aru saavad tegema selgeks, et mida on kõige rohkem metsas vaja. Nii, ja siit tuleb see käe liigutus. Ja kõik said aru. Nii, aga tõmbamegi siit otsad kokku ja järgmises videos juba näeme,